ettevalmistus tulevaseks tööks, sellepärast et enamus töökohtadel pead sa oskama töötada teiste inimestega ja grupitöö just seda arendabki. Grupitöös saab ka oma meeskonna liikmetega asju arutada ja nende arvamusi kuulda ja siis saab nagu neid kaaluda ja analüüsida, mis on hea. Lisaks arendab vastutustunnet, et kõik pürgime grupi liikmetena siis ühise eesmärgi suunas ja kui keegi siis ei ole piisavalt tööd teinud, siis selle võrra peavad teised rohkem tööd tegema, et siis peab nagu seda vastutustunnet arendama, et see tulemus saaks ühiselt ja eesmärgipäraselt täidetud siis. Ja muidugi läbi grupitööde, rühmatööde saab iga inimene teada, mis on tema tugevused ja nõrkused, sest et enamasti grupitöödes ikkagi jaotatakse ära, et iga inimene saab enda tugevusega tegeleda ja siis samamoodi, kes on nii-öelda alateadlikult grupi juhiks määratud, saab arendada seda oskust, et kellele mis ülesandeid jagada, et kuidas leida inimese tugevusi ja nõrkuseid. Aitäh!